sinu jutust tahaks hirmsasti välja lugeda seda, et Jaaral on pakkuda ikkagi sügiseks oma NPK ja kevadeks oma NPK. On see minu selline hästi lihtne lähenemine õige? Ei, see ei ole tegelikult üldse nagu õige. Et siin on kahjuks on jah niimoodi, et ma arvan, et need tooted ei saa kunagi võtta selle järgi, et mida kasutada sügisel, mida kevadel, vaid seda tuleb arvestada ikkagi oma põldu tundes. Et kui sul on sama fosfori tase on nagu mullas normaalne, siis meil ei ole mõtet sügisel sinna laduda suurt kõrget fosforinormi, sest me teame, et taim tegelikult vajab kasvamiseks fosforit kõige rohkem hakkab siis, kui see ütleme kõrsumise algus, kus see joon nagu läheb püstloodis ülesse ja siis on see hetk, kui me tahame, et taimel oleks see nimetatud toidulaud nagu korralikult kaetud. Et kui me eelmine päev selle toidulaua oleme ära katnud, öösel tulevad seal need kratid ja majavaimud, kes selle laua tühjaks söövad, siis järgmine päev külalistel ei olegi midagi võtta. Ma sekundeeriks siia nagu selles mõttes, et võiks nimetada siis sedasi, et see sügisene väetamine võiks olla nagu restorani mõistes appetizer, siuke isu tekitaja ja põhimine praat tuleb siis, kui sul vaja on, aga ma arvan, et Margusel selle koha pealt on õigus, et kuidagi on jäänud selline arvamus ja põllumeestel, nad vaatavad NPK väetise, kui me räägime sügisest kasutamisest, siis alati otsitakse neid madala lämmastikuga. 7, 8, 9 sealt algavad. Ja tehakse sügisene väetamine selle lämmastiku normi järgi. Ja seda fosforit ja kaaliumit sellel hetkel ei kaaluta. Kaalutakse nii palju, et oleks vaja ka mingi 30-40 kilogrammi kaaliumit anda, et ta suhkrut suudaks moodustada ja talvitumisse minna. Seda veel arvestatakse, aga fosforit mitte. Ja nüüd, kui see fosfor ongi just see moment, et me räägime sellest pisikesest seemnest, kus need esimesed pisikesed idud lähevad, siis te kujutage ise ette, et kui palju tal läheb aega selleni, et oleks need juured, mis seda fosforit hakkab tarbima. Ja samas 2 nädalaga on see vees lahustuvast fosforist 40% juba lukus. Mis tähendab, et kui me räägimegi mapisugusest tootest, siis sul liigub pool läheb selles mõttes mullapanka kunagi tulevikku, mida kasutada, aga sel hetkel sügisel ta ei anna seda efekti. Et see sama tsitraat lahustava fosfori suurem osakaal nendes toodetes, seda tasuks kindlasti jälgida nii sügiseses, aga pigem just veel see kevadine pool, kui mullatemperatuurid on jahedad, et siis on see õige hetk teda sinna juurde anda. Nii et kokkuvõtte sinu küsimusele, ei me neid temperatuure väga ei karda, aga pigem peavad vaatama just seda nitraatlämmastik versus ammooniumlämmastikku ja kumb fosfori versioon on ja sellest lähtuvalt tegema oma valikud.